Me räägime jõust, me räägime väest ja me räägime sellest, mis loeb. Võim ja vägi episood 33, daamid ja härrad, meil on saates üks äge nõmmekas, legendaarne naljamees, koomik ja super legendaarne näitleja Jan Uuspõld. Et mitte hakata kokutama, ma panen kohe selle show siin käima. Lähme kohe sinu nii-öelda, nad ütlevad Ameerikas origin stories. Lähme sinna algusloo juurde. Minu esimene kokkupuude oli sinuga läbi teleka looga Kurat, me jääme hiljaks. Sealt ajast ma sind mäletan, aga kuidas see lugu tegelikult oli? Kuidas jõudis Jan Uuspõld täna siia toolile? Kuidas see teekond läks läbi punkmuusika näitleja maailmani välja? Kõigepealt aitäh kutsumast ja siis kas sa tutvustad mind sellele härrale ka või? Jan, väga meeldib tutvuda. Me ei ole varem tuttavad, aga ma saan aru Kuule, aga kui sa lubad aga sinuga me oleme, ma saan aru, tuttavad Jan sini poe eest juba, kui ma mida mina ei mäleta. Et me ei ole kohtunud varem, võib-olla kohtunud oleme tegelikult, aga ei ole suhelnud. Ja kui sa lubad, mul võib olla isegi soojenduseks oleks kohe 3 ekspress küsimust. Nii, väga meeldib, siis saame kuidagi otsast lahti. Et esimene, kas Nõmme on linnaosa või linn? Teine, kas elu või teine elu? Ja 3, kas teater või tsirkus? Väga head küsimused. No Nõmme on täpselt nii, kuidas võtta. Minul ei ole midagi selle vastu, kui öeldakse, et ta on linnaosa, aga mul ei ole ka mitte midagi selle vastu, kui öeldakse, et ta on linn. See on poliitiline vastus. Ta on mõlemat, aga minul ei ole sellega niisugust, kuidas ma ütlen, sellist probleemi, sellepärast, et mina ise tean, et Nõmme on linn ja mina ise pean ennast Nõmme aborigeeniks. Ehk siis ma olen Nõmme põliselanik. Ma olen nii nõmmekas, kui üldse saab olla, 4. põlve nii ema kui isa poolt. Ja Nõmme oma linnastaatust ei kaota, vaatamata sellele, kui mõni teda linnaosaks nimetab. Nii et minu poolest võib vabalt linnaosaks ka kutsuda. Ma ei tea, linnapeana, kui sa olid, ma ei tea, kuidas sa tunnetasid seda Nõmme linnaosa. Oli ta linn rohkem või linnaosa? Iga kord, kui ma kohtusin Nõmme inimestega, siis ma ütlesin, et ikkagi Nõmme on linn. Väga tark tegu. Sest mina olen poliitik. väga tark tegu. Nii, teine küsimus oli, et kas elu või teine elu? See on väga huvitav. Mul tundub see nagu filosoofiline küsimus või? Seda ka. Natuke ajalooline, nagu sa saad aru. Aga ka... No minul oli kunagi ühe ansambli nimi oli Teine elu. Just. Just. Aga see oli üks niisugune projekt. Ma isegi ei mäleta ühtegi laulu sealt bändist, aga seal ma mängisin ise kitarri ja laulsin. Ja see oli ka... Ja see oli selline punkbänd. Punkbänd, jaa. Ja sul oli ka vastav välimus ka. Oli küll jah, punkari välimus, aga see oli ka Keilas tehtud see bänd, aga see oli see nagu projekt, oli väga lühikest aega, see oli ainus bänd, millega me käisime sellel atesteerimisel, selles, kus on see tuletõrjemaja, kus on Veenusklaab. Et seal oli, mul on ka see kogemus olemas, et kui käisid nagu bändiga atesteerimisel, muidugi me ei saanud mitte mingisugust kategooriat, aga vähemalt me saime selle melu seal nagu kaasa teha. Ma mäletan, seal oli Hardi Volmer oli selles nii-öelda komisjonis ja siis mingid muusikud, et see oli hästi suur eneseületus või kokkuvõtmine, et minna nende ette ja siis nüüd esitada üks lugu seal lihtsalt nagu keset saali. Aga kui filosoofiliselt läheneda, siis vaata, seal on mõni inimene alustab kuidagi nagu ilus, just kui elaks puhtandit, eks ole, läheb ilusasti elu ja ta elabki oma elu. Aga mõne kohta öeldakse, et minul üks arst ütles, et niimoodi, et temale tundub, et mina olen mingi 3. elu juba elan, vaata. Et mul on olnud selliseid nagu Ameerika mehed, vaata. Et kuidagi tipus, siis kukud, et ma ei ole osanud elada niimoodi nagu siis lineaarselt korralikku karjääri teha, eks ole.
mine sa võtta kinni, kumb see põnevam ja kumb see parem on, eks ole. Aga et kas elu või teine elu, siis mul umbes on praegu siis arsti kolmas järgi on kolmas elu. Aga jätkuvalt sinu elu või siis, kui oli esimene ja teine, oli keegi teine? Ei, õnneks nii hulluks asi pole läinud, et mingi isiksuse kahestumine oleks tekkinud, et ma ikkagi nagu enam-vähem sama inimene ja kuigi ma olen kuulnud, et läänemaailmas läheb asi juba päris hulluks, et inimesed käivadki rollides ringis, ma olen kuulnud siin ka juba mõni kodanik on politseile väitnud, et mina pole üldse mina, vaata. Niisugused juhtumeid juba on, et sealt üle lombi ikka me impordime ikka igasuguseid debiilsusi siia, ma ütlen, mida meil siin ei oleks vaja, minu meelest meil on siin nagu potentsiaali tervema mõistuslikumat elu elada, kui see hull pulbitsev läänemaailm praegu, eks ole, või siis ida või. Minu meelest siin ongi kuidagi see telg, kus meie elame, see normaalsus ongi siin. Natuke lähed ida poole, siis on juba asi natuke kahtlane, lähed lääne poole veel rohkem natuke kahtlane, vaata. Aga mis on siis see sinu nagu selgroog, et kes on siis see Jaan, kes sõltumata sellest, kas see oli esimene, teine või kolmas elu, on alati sama. Sest päris sama sa ju ei olnud. Aga mis on see nagu vundament või baas või nagu veel ükskord selgroog, et kes sa oled? No mina usun seda, et ma kuidagi, vähemalt ma püüan olla, et mida aasta edasi, seda rohkem ma püüan nagu sellistes vaimse otsingu kaudu jõuda nagu rohkem ise endani, eks ole, et päris selge ju veel ei olegi, kes ma olen, eks ole, et ma arvan, et ma ei tea, kas see on hea või halb, aga jällegi igatahes niisuguse uudishimu asjade ja olukordade ja inimeste vastu, nii kaua kui see säilinud on, nii kaua oled nagu ise ka mingisugune nagu isiksus või, et ja siit võibki nagu see kolmas Ekspress küsimus oli nagu see, et kas teater või tsirkus või? Jah, sa ühes intervjuus ütlesid, et elu on tsirkus. No eks ta mingis mõttes ongi, aga tsirkusel on ka niisugune selline melanhoolne noot all alati. Minu jaoks peab olema alati melanhoolne noot all, et siis on nagu see naljal on nagu selline hingeminevat värvingut, et ma mõtlen, et minu see telg ongi kusagil teatri ja tsirkuse vahepeal. Et teater kui niisugune tõsine akt, aga seal peab olema alati ka kõrvaltvaataja pilk, et niisugune liiga tõsiselt ei tohi neid asju võtta. Et miks liiga tõsiselt minu meelest ei tohiks võtta, on see, et vaata, kui mingid inimgrupid lähevad nagu kuidagi idee järgi hakkavad minema, mingi loosungi alla lähevad, siis selle jaoks ma alati tuletan meelde näiteks Milan Kundera raamatu Olemise talumatu kergus, kus ta siis, ma mäletan selle ühte kohta, kus ta siis nagu räägib sellest, et millal üksik indiviid kaotab inimnäo, inimpalge. Ja just siis, kui ta läheb ükskõik, kas ikka heal eesmärgil minnakse paraadile ja meeleavaldustele aga selliste loosungite all see inimgrupp kaotab nagu inimpalge. Üksikuna nad on nagu inimesed, aga loosungi all mingi idee järel karjudes ja skandeerides ka üksik indiviid kaotab oma inimnäo ära. Kui inimesest saab mass kari. Jah, mass, ta on mingisugune niisugune, see on ükskõik, seal ei ole vahet, kas ta on konservatiivne idee või ta on liberaalne idee või mingist hetkest kaob seal nagu huumorimeel ära, seal loosungi all massis olles. Ja siis võib asi kurjaks minna. Liberaalid väidavad, et konservatiivid on kurjad, konservatiivid, et liberaalid on kurjad.
aga kui nad ennast kõrvalt näeksid, siis nad näeksid ära, et nad on mõlemad kurjad. Ma mõtlen äärmusi. Ja sellepärast mina olen tsentrist, vaata. jah. Aga kusjuures selle tsentristiga ongi see huvitav küsimus, et mina enam ei tea, kumb ma olen, sellepärast, et ma olen saanud, see oli mingi mõned aastad tagasi. Siis kui ma veel Facebookis ka nagu chattisin ja jälgisin seal feed'e, ma tulin sealt ammu ära sellepärast, et see hakkas mulle liiga toksiliselt mõjuma, ma olen liiga vastuvõtlik inimene, vaata ma ei suuda nagu, mul ei ole seda võitluskunstniku filosoofiat all, vaata, et ma suudan nagu tõusta püsti ja revääri puhtaks, vaata ma saan liiga suured traumad. Ühesõnaga tulin ära sealt Facebookist, aga seal ma sain ühel hetkel, ma sain nagu väga tugevalt sõimata. Lihtsalt ma tõin ühe fakti ühele härrale, kes võitles vist siin hümni eest kunagi, et hümn tuleb seadustada. Üks erakond. Ja siis ta ütles, et see oli siis muidugi ei hääletatud, et hümn tuleb seadustada ja siis oli seal, et siis ta ütles, et eks see oli teada, et see meie 100-aastane hümn, et ega meie parlamenti ei huvita siuke asi, et nendel pole hümn oluline, ja siis ma lihtsalt ütlesin, et kuule sõber, et see meie hümn on 150 aastat vana. Et lihtsalt väike fakti parandus, mitte 100. Ja siis, aga tema ise ei võtnud üldse seal sõna, aga siis tulid need keripärused, niimoodi hakkasid sõimama. Lihtsalt fakti paranduse eest. Kõikel, sa olid enne naljakas, aga nagu klassika. Täiesti lõpp nagu. Ja siis ma ei saanud üldse aru, sõimasid mind seina külge . Ja siis läks 2 nädalat mööda ainult. Kui ma sain ühe sotsi käest niimoodi, aga see oli laivis. Nii et mul oli nägu kõik tatti täis. Ma vist sain ka mingi pool lauset öelda, mingit fakti tahtsin parandada, niimoodi sõimas mind läbi. Ja siis mina enam ei saanud aru, sest ma läksin oma sõbra teatrumis Andri Luubi juurde, mis kuule, mina enam ei saa aru, et kes ma siis üldse olen, kas ma olen siis mingisugune mullusk või, et ei ole ma parempoolne, ei ole ma vasakpoolne, mõlema käest saan sõimata. Siis ta ütles, mul on sama probleem, ma olen ka mõelnud, kes ma olen üldse. Aga ma ei tea, kas võib öelda nüüd tsentrist, ma ei ole selles kindel, vaata, aga eks paistab, eks elu näitab, vaata. Aga me saame seda pärast arutada. Ma võin sulle ka enda Facebooki näidata, mida mulle vahepeal kirjutatakse. Ma kujutan seda ette. Aga kui nagu teatrist ja tsirkusest nagu rääkida, et kas on nii, et klouni südames hinges on alati palju kurbust? Ma ei tea, kas see alati on, aga üldjuhul on see pigem kipub niimoodi olema. Et minule näiteks küll lemmik koomikud on alati kuidagi sellise kurva taustafooniga. Buster Keaton näiteks või Chaplin muidugi ka, aga Buster Keaton just, et oli nii kurbade silmadega, aga nii pööraselt naljakas. Ja siis on vaata see Prohveti lugu, see Kahlil Gibran, sealt mulle alati meeldib vabalt tsiteerida, et see Prohveti käest küsiti, et räägi meile huumorist. Ma mäleta, kas seal oli sõna huumor kasutuses, aga nali või mis on nali. Ja siis ta ütleski, et vaata, et nali on, huumor on nagu see, et seda on vaja, huumorile on vaja anumat. Nagu lillevaasil on vaja seda tühjust seal sees, et midagi, tühjus peab olema, et seda täita millegagi, et ilma vormita ei ole seda sisu. Ehk siis, et ta ütleski, et see kurbus, et selleks, et teha hinge liigutavat nalja, kellelegi on vaja kogemust, midagi väga kurba elamust, läbielamist elus. Ja see on jumala õige, et ta ütleski, et nagu see kurbus on nagu hea huumori see vaas.
et see tekitab selle ruumi, kuhu siis tuleb see hingeliigutav nagu nali. Ühes intervjuus sa ka ennast võrdlesid Vaasiga. Kas see on ka sinu lugu? Ma arvan kindlasti, jaa. Et mul on selle üksindusega mingisugune väga, väga tugev nagu selline. Ma olen, ütleme nii, et ma olen üksindusega sina peal. Et ma olen hästi palju üksindust tundnud aga juba väga tugevat üksindust ja mahajäetust tundnud nagu preverbaalses faasis, kui ma veel ei rääkinud, kui ma olin alles sain aastaseks, siis mind kuidagi eraldati väga lollakalt ära, pandi nakkushaiglasse kinni, no siis ma olin vanglas, aastase sünnipäeva ma võtsin vanglase vastu, Merimetsa haiglas ja emale mind ei näidatud 4 kuud, et see on nagu mingisugune see on nagu maapealne põrgu või siis ta on nagu blues, et see on, miks mul on nagu üldiselt bluesi laulmine ka mulle väga meeldib, et siiamaani bluesmuusikud, kellega ma koos olen nagu teinud projekte, siiamaani on hinnanud minu nagu seda bluesi tunnetust, et ma arvan, see on kusagilt sealt. Et ta on mingisugune emotsionaalsel tasandil, see üksinduse tunne on mul väga nagu hea, noh, on see hea või on see halb, eks ole, seda me ei oska öelda, aga me oleme nagu, see on reaalsus ja kõik, mis meil on, see reaalsusega sa nii pead kohtuma, see, mis sul tuleb, ega sa ei saa seda üksindus on paratamatus. See on nagu jah, nagu paratamatus jah, et mingid teatud asjad on need, mida sa ei saa parandada, nad ongi paratamatus, aga neid saab kuidagi tõlgendada ja lahti mõtestada ja sellest filosoofia teha, eks ole. Ehk siis see on ka loomingu allikas? Noh, vist on jah, et vist on niimoodi. Ega see nagu päris nali ei ole, et poeet peab kannatama ja vaene olema, vaata, et muidu ei tule talt head loomingut, eks ole, et seal on mingi tõetera tegelikult all. Kuigi ka hedonismist võib sündida head loomingut, aga pigem harvem, sellepärast, et hedonistlikkus niisuguses elustiilis inimene üldiselt muutub laisaks, siis ta ei loo mitte midagi, lihtsalt tarbib. Kas sina praktiseerid mõlemat elustiili? No minul on niimoodi, et nagu selle hea olu on minule frustreeriv üldiselt, et kui mul elu liiga korda ja heaks läheb, siis ma hakkan mingid alateadlikult juba mingid jamasid korraldama. See on nagu jah, õnneks mida vanemaks seda nagu väiksemate side-efektidega, et päris nüüd enam nagu niimoodi umbjoobes mõisaid lõhkuma ma ei kipu, nagu ma nooremas peas tegin. Aga kuidagi ikkagi mingil hetkel tuleb see, ma ei tea, kas mõiste on olemas, frustratsioon heaolust. Aga tegelikult mina olen seda tundnud ja siis hakkasin juba midagi, proovin suitsetada, ei meeldi, vaata. Siis proovin juua jälle, ikka ei saa, et siis proovin seda toda, et natuke, et oleks elu halvem, vaata. aga jah, neid ainetega, nendega ei õnnestu, et siis sa ikkagi pead kuidagi selle nagu filosoofiasse valama või kuidagi nagu hakkad mõtestama mingisuguseid. No komöödia on muidugi väga hea, stand-up näiteks on väga hea selleks, et neid mõtteid kuidagi kirja panna ja vormida need nagu naljadeks, et selle need open mic'id siin Tallinna peal, mis iga päev toimuvad, igal õhtul saad seal käia, et see nagu teraapia vorm päris hea, et aga frustratsioon heaolust, selline mõiste on iseenesest pidigi olema niimoodi, et miks heaolu ühiskondades on depressiooni, et kui on meil Vene ajal siin ei olnud mingit depressiooni, vaata, elu oli nii karm, et sa pead aega pidid vaatama, kuidas kartulid mullast kätte saada ja ühesõnaga, aga heaolu selles on ja see pidi olema nagu ajukeemiaga seotud. Et tõenäoliselt teie teate seda paremini, aga kas see on see serotoniin või mis teeb meil, tekitab meist sükse tahtelise olevus, et me tahame teha midagi ja meil on rõõmus meel ja entusiasm ja, aga kui
kui sa oled heaolu ühiskonnas, siis sul ei ole neid pisisaavutusi, igapäeva väikseid saavutusi, et ma sain põranda pestud, ma sain kartulit kooritud, ma sain ukse ära parandatud, et me nagu ei pea, me kogu aeg oleme harjunud, helistame igale poole, tulge tehke see korda, tulge tehke see korda, tulge tehke ahi puhtaks, tulge hooldage katelt, mul läks majal kogu aeg keegi käib midagi, aga see rotoniin, aju ei hakka üldse seda rotoniini ainet peale tootma, kui sul ei ole neid pisisaavutusi. Et sa pead midagi saavutama selleks, et tuleks hea tuju. Ja siis ongi nagu tablettide peal oleme nüüd vaata, oma heaolu ühiskonnaga siin. Ja, no. Aga see on ka spordi, miks on nagu sport on hea, eks ole, et miks mina näiteks maratone, mul meeldib sõita vahel, et siis ma saavutan midagi, siis mul on siuke rahulolu tunne on pärast seda, eks ole. No meie puhul, ehk siis inimeste puhul, samamoodi nagu ka loomade puhul, peamine nagu eesmärk, mis on sisse kodeeritud, on ellu jäämine. Ja selleks on 2 võimalust, võitle või jookse. Et aga noh, meie kaasaegne elu tihti tähendab seda, et sa ei võitle, ega ka ei jookse. Kumbagi ei tee, eks ole. Ja see nagu tekitab kõige rohkem nagu stressi, aga samas meil on pidev konkurents ühiskonnas. Ja ma arvan, et see on see, mis tekitab täna ka lastel kõige rohkem nagu stressi. Et ühiskonna ootus, vanemate ootus, et sa oled pidevalt konkurentsis, et sa pead väga palju nagu saavutama, samas kindlustunnet tuleviku osas ei ole, aga sellist väljundit, et sa saaksid võidelda nii, nagu looduse poolt on sisse kodeeritud või siis jooksed olukorrast ära, sellist võimalust sul ka nagu ei ole ja selles mõttes sul on õigus, et sport on nagu lahendus. No ta on lahendus jah, ilmselgelt, et ma olen küll selle poolt, et see nagu see, ütleme nagu see kehakultuur või noorest peast, et see peaks ikkagi olema nagu täiesti nagu must, et saaks keha, saaks selle harjumuse sisse, et sa pead nagu ikkagi liigutama ennast, eks ole, et jah, et ma mõtlen, et võib-olla tõesti jah, ma ei oskagi seda, mul tundub ka jah, et see stressifoon on päris suur juba noorest peast inimestele võib-olla juba, nii kui kooli lähed, võib-olla juba isegi lasteaias või ma ei tea, aga ma ei mäleta, et meil oleks nii suurt stressifooni olnud, meid lihtsalt saadeti õue ja seal me vaatasime, mis siis nüüd saama hakkab. Ei olnud niimoodi, et sa pead minema tingimata mingi plaaniga õue. Me läksime lihtsalt õue ja siis oli terve see Nõmme, me kolisime seal terve Nõmme, me kolisime ringi hoovides, värkides, käisime õunaraksudes, käisime ka seal, kus ei tohi minna, kaklused, värgid. Kakluse jooksmise võimalus oli alati olemas. No see, jaa, et tollel ajal oligi, nüüd on vaata nagu internetis on see nagu põgenema pead, aga virtuaalselt, et see on nagu ühest küljest see internetikeskkond on ohtlikum, ma mõtlen, et vanasti kui tulid Balti jaama, sul võib-olla seal aga keegi küsis suitsu su käest, et peksa on suitsu tähed, et see oli tegelikult igapäevaselt, see pidid arvestama sellega, et keegi võib tulla sind lüüa või midagi, eks ole. See oli reaalne oht, et kogu aeg oli adrekas üleval, nii kui läksid, et nüüd nagu on tänav on hästi turvaline. Aga vaata internetis mina küll ei julge väga seal liikuda enam ma soos kõndides ma tunnen kindlamalt ennast kui internetis, eks ole. Aga jah, et meil ei olnud jah, mina ei mäleta näiteks, et meil oleks nagu nõutud midagi, et ema või isa, ise me pidime vaatama omale trennid, asjad, aga peaasi, et me teeme midagi ja peaasi, et me õpime, aga meid ei kontrollitud üldse, mind ja venda vaata. Ja ega muidugi see vennaga on muidugi hea, me ikka kaklesime väga palju, aga see ilmselt see on poisid ikka, nii et veri oli väljas, aga see on ikkagi, ma arvan, see harjutus eluks, vaata, sa pead harjutama.
isa ütles meile ka, et noh, ta nagu selle eest ei karistanud, kui me üksteisel ninad sodiks lõime, vaata. Aga kui me mõnda tüdrukut kiusasime või lõime, siis me saime peksa. Et tüdrukud ei tohtinud lüüa. See käis muidugi närvidele, sest tüdrukud vahest tegid siukses asju, et oleks ikka taht panna küll paugu ära, tead. Aga ei tohtinud. Pidid nagu alla neelama selle, et oled mees või ole, vaata. Tüdruk võib, no, et siukene nagu see oli, et asju ka ei lubanud isa meil lõhkuda. Ütles, peakski 11, kui tahate. Et noh, jah, kuidagi oli nagu teistmoodi see jah, et siukest asja näiteks kui ei olnud, et ma ei mäleta siukest asja vähemalt, võib-olla ma käisin siukses koolis, et keegi kambaga oleks kedagi võtnud ja hakanud peksma, vaata, ja filmima seda veel, no see ei olnudki filmikaameraid, aga et ma ei tea, kust siuke komme on tulnud, see on küll hirmus vaadata, et ilmselt see on ka mingi stressifoon, et noh, noored lapsed on ka ärevuses koolis ja siis hakkavad ju, aju hakkab tootma hirmu ja ärevuse pealt mingeid imelikke asju. Aga noh, seda me vist näeme praegu suht regulaarselt või mitte regulaarselt, vaid see on igapäevane elu, et kedagi kambaga pekstakse internetis, sotsiaalmeedias, et aga seda teevad ju, see ei ole ainult laste probleem, seda teevad ka täiskasvanud. See on selline imestangi seda ka, aga ma tegelikult tahtsin juba küsimuste vooru üle anda, aga kuidagi need 2 tähelepanekut, et kuidas siis poiss peab käituma, aga ka see, et sinu lapsepõlves ja nooruses sellist asja ei olnud, et kui kaklus, siis kõik ühe vastu. Et noh, ma arvan, et tegelikult oli küll. Et selline oli, mina mäletan, oli selline, et kui koolis tekkis kaklus, tavaliselt oli 2 ühe vastu, siis võttisin ümber, kõik võtsid ümber ja karjuti kisma. Ja siis õpetajad ei saanud sellest ringist läbi, et seal need 2 pidid kaklema, aga tavaliselt oli see alati 1 ühe vastu. Ma ei mäleta küll siukast juhtumit, et oleks mitu tükki ühte peksnud. Nii sinu ajal kui ka minu ajal ka seda on juhtunud, aga oli nagu ikkagi mingi arusaam sellest, et kuidas nagu mees peab nagu käituma, sealhulgas ka nõrgemat ei tohtinud lüüa ja mitmekesi ei olnud ühe kallal, ei tohtinud, see oli nagu reegel. Aga vot lähtuvalt sellest, et tahtsin küsida, et kas on sul olemas mingi arusaam, et kes see nagu õige mees on, et mis on sellised standardid või reeglid või põhimõtted, kas sinu jaoks see nagu mõte või teema on üldse nagu aktuaalne, noh, täna paljud inimesed ütlevad, ega noh, mis mõttes nagu õige mees või päris mees, et noh, kõik inimesed on sõltumata nagu soost ju tegelikult inimesed, et miks peaks olema nagu meestel või naistel mingi eriline nagu omapära. Kas sinu jaoks on see teema? Noh, ma arvan, mingis mõttes ikka on. Ma arvan, et nagu noh, seda nagu idee mõttes ju muidugi ongi, et kõik on võrdsed, eks ole. Aga kui me tahame nagu, kui me võtame nagu suhtes, mees ja naine suhtes, siis nad saavad ikkagi täiendada teineteist, et mees mingite omaduste poolest, mille poolest on mees parem naisest ja naine saab suhet täiendada nende omaduste poolest, milles on tema parem. Et siin kuidagi selles debatis vahest ikkagi jookseb umbes see asi, et kõik on kõiges võrdsed, no sellist asja ei ole olemas tegelikult. Et see nagu suhte, mis on nagu minu meelest selle inimeseks olemise või siin elus üldse üks suurimaid vaimseid pingutusi ongi see, et mehe ja naise kooselu. Või ka mehe ja mehe, no minu poolest nad võivad olla seal, aga seal ikkagi kuidagi üks on selline tugevam pool ja noh, et kuidagi nad täiendavad teineteist, kui nad täiendavad on väga hästi, kui on mees ja mees või naine ja naine, aga see on teine teema. Aga just see, et sa oled eluaeg proovid, no mina pole suutnud, aga sa oled eluaeg ühe naisega koos, ühe mehega, et sa nagu,
et te täiendategi teineteist nii palju, õpite tundma, et need konfliktid ja asjad nii tekivad, aga et need kõik nagu lahenevad, eks ole. Et see on nagu vaimse pingutusena siin elus maamunal meil päris suur asi. Aga mis on siis meeste või mehe omadused või kohustused suhtes või siis üldse elus, et no sa tegelikult saad aru, kuhu ma viin, kas sinu jaoks on ka see oluline, et ma ei tea, mees peab olema tugev või mees on kaitsja või mees võtab suurema koormuse, suurema vastutuse ja nii edasi? Ma arvan kindel see, et see on juba see, kui mees suudab naisele luua niisuguse tunde enda kõrval, et naine tunneb, et ta on kaitstud ja hoitud, et see mees, et naine saab ka nagu tujutseda vahel ja mees ei lähe närvi, see loob naisele eriti turvalise tunde. Et mehe kohus ongi vahest olla, jah, neelata alla mingeid asju, aga noh, mees võib ka närvi minna, aga mitte nagu vabandust. et mees ei tohi iniseda, vaata, nagu lehm soosse kinni jäänud lehm, vaata. Vaid mees võib närvi minna ja vihastada nagu stiilselt, kuidagi stiili peab olema, sul peab olema stiil, siis on sinu naine ka, tal on hea tunne, et ta on kaitstud, hoitud, saab usaldada, ta saab toetuda kellegi peale. Et noh, kui vaja, siis ma olen sükene post, mille peale naine saab toetuda. Mina arvan, et see on ikka mehe nagu, kas ta nüüd kohus on, aga eks see on iga mehe enda valik. Kas ta Stiilne post. Stiilne post, jaa. Aga mulle see meeldib, et mees peab olema nagu stiilne. Ikka peab, jaa. Stiil on ikka kõik. Ilma stiilita ei ole mitte midagi. Et noh, tegelikult ma mõtlen ka, et nagu see natuke on kõrval, aga natuke see illustreerib minu jaoks seda, et nagu see stiil peab olema. Et noh, mees, ma ütlesin, et mees ei tohi iniseja olla, eks ole. Ikka vahest tahaks iniseda, vaata, aga siis kuidagi siis ütle välja, et sorry naine, nüüd ma tahan iniseda. Siis naine saab aru, sest naine ka armastab sind. Jaa, muidugi inise ära, vaata, aga siis pärast pead ikka kokku võtma ja mees edasi olema, aga üks väga, mulle hästi meeldib üks raamat. Mul teised raamatud ka meeldivad, aga Irish Murdochi Meri. Ja siis see on Andrus Vaariku lemmikraamat, muide, mul sõber Andrus Vaarik. Siis seal kusagil mingis osas, ma ei mäleta, kas ta mingi erukolonel või mingisugune siukene sõjaväeline inimene arutles iirlaste üle, see on nagu Iiri autor on see Irish Murdoch. Aga vaata minu arust nagu eestlastel ja iirlastel on nagu sarnasusi mingis mõttes. Me oleme nagu sarnased, natukene sarnase saatusega ja igati pidi nagu sarnasust on meil iirlastel ja eestlastel. Ja nüüd see siis nagu see erukolonel seal arutles, et iirlaste üle, et ma ei saa, mis need iirlastel viga on, et mulle ei meeldi need iirlased, et kas me võtame näiteks kannatus, kuidas peab kannatama, võtame juudid kannatavad pragmaatiliselt, nad teevad oma teise ilmasõja järgse trauma rahaks, väga kihvt, selles on stiili. Nii, siis poolakad kannatavad traagiliselt, suure joonega, selles on stiili, aga iirlane kannatab nagu, iniseb nagu soosse kinni jäänud lehm. Kedagi ei huvita see inin. Ja siis on minu meelest meil siin ka nagu me peaks ikkagi jälgima seda, et me oleks nagu, kui me tahame, et meid võetakse nii-öelda relevantsena, ma ei tea, välispoliitikas, vaid ma ei tea, kus iganes, siis me ei tohi sinna minna nagu selle ohvri positsioonis inisema hakata, sest seda juttu ei viitsi keegi kuulata. On mul õigus või? Või tähendab, see õigus, aga jah, et seda peab jälgima, et stiili peab olema. Ja samamoodi ka mees peab olema stiil. Naistel on omad võtted, kuidas nemad on stiilsed, vaata, aga just see meeste stiil, vaata.
sest et neid paare on nii palju ju näha, kus nagu mingi podisev mees läheb ees ja siis naine on paar meetrit tagapool ja näed, et nad on juba 60 aastat koos olnud ja 30 on veel ees, vaata. Ja lahku ka ei lähe. Hommikul need omal kombel täiendavad teineteist, aga noh, stiili ei ole. Piin. See intro, see Mihhaili intro oli nüüd väga pikk. Siit me saime väga palju häid asju kätte, mis tähendab seda, et me täiesti saade on läbi juba. Saade veel läbi ei ole, aga täiesti sügavalt sellest näitlemisest me ei peagi hakkama rääkima. Ma arvan, et sa oled seda vist 20+ aasta jooksul rohkemgi rääkinud, kuidas sa kuhugi jõudsid. Küll aga küsimus on hoopis see on ka ära leierdatud teema muidugi, Reimest otseselt rääkima ei hakka. Küll aga kuidas sa kehastud nendeks tegelasteks? Ja kus kuradi kohast Zorro inspiratsioon tuli, sest see tegelane on väga, väga tõetruu ja ma tean, et Dan Põldroos oli su väga hea sõber, et kui palju on neid hetki elus, kus ikkagi mõtlete peale edasi ja ikkagi vahel võib-olla silmad klaasis mõtlete peale, mõtled, et kurat, see oli üks äge sõber. Danni peale ma mõtlen ikka väga tihti ja väga tihti ma ka räägin Dannist, et missugune fenomen ta oli. No temal oli ka omamoodi stiil, vaata tema, noh, kas või see juba, kui sa, noh, mitte ma ei taha öelda, et ta jõi ennast surnuks, aga ta armastas viina juua, ta tegi seda ka stiilselt, et ta suure joonega ja stiilselt, et aga ta oli jah ürganne, ta oli nagu nii ürgandekas näitleja, et noh, nagu sündinud näitleja, et ma usun, et nagu nii andekas nagu tema oli, nii andekate inimeste probleem teinekord võibki olla see, et nendel hakkab igav, sest et teised ei ole nii andekad ja siis tal hakkab igav ja siis igavusest hakkad jooma. Kindlasti ka mingi Tanil kindlasti selline melanhoolne joon seal all, mingisugune trauma või mis iganes, vaata, et ja äärmiselt siukene lahe oli jah temaga nagu kokku saada. Ta ise korjas mind üles kunagi, ma olin alles lavakunstikoolis, kui ta tuli mu juurde Von Krahli baaris seal, et kuule, et teeme koos midagi. Ma ütlesin, et kas sa oled midagi näinud siis või et minu ta ütles, ei, mul lihtsalt persekondi tunne ütleb, et sinuga võiks asju ajada. Ta nimetas intuitsiooni persekondi tundeks. Ja siis oligi jah, siis ta kutsus mind sinna Vreemjasse ja siis me hakkasimegi koos tegema. See enamus asju, mis te tegite, tundus väga improviseeritud koha pealt, kui kaamera käima pandi. Seal oli küll meil improvisatsiooni suhteliselt palju, aga tegelikult me läksime ikkagi teksti pidi, et Juur ja Kivirähk kirjutasid need tekstid. Aga nüüd see karakterisse sisse minek, no nad on nagu Zorro ja need rullnokad ja need tüübid, kes meil seal olid, nad on ikkagi nagu välise järgi, ehk siis nagu välistüübi järgi, et peegli ees, Zorro ma ka nagu tegin peegli ees, mul oli silm ees, seepärast, et selliseid Zorrosid on ka tänapäeval veel näha. Kui sa näiteks lähed, ma kujutan ette kusagile Romulasse mingit juppi ostma oma vanale Mersule või midagi, võtta siis seal nagu nende vanade tohutu kõrged riiulid ja seal vahel on siukeste prillidega mehi, vaata, siis nemad otsivad neid karterikaane tihendeid ja mis asju seal saab, on ju. Et see tüpaaž on olemas, nagu topeltprillidega ja hambaid pole suus ja niisugused tüübid, et selle ma nagu peegli ees kuidagi tegin, et üldse mõtlemata, lihtsalt proovisin prille asju, vanaema majas, vanu barette asju, siis kuidagi tuligi see püksi värv veel siia, selle ma varastasin Andrus Vaarikult, tema vahel garderoobis etendust tegi, et ma näitan sulle koerumeest. siis tõmbas nagu need püksid siia üles, siis on nagu selline koerumees, selle ma võtsin Andrus Vaariku koerumehe pealt selle. Ja siis oligi see Zorro tüüp olemas. Et tüüpi saad teha, lähed nagu väliste nende karakteristikute järgi.
karakter luuakse hoopis teistmoodi, et seal tüüp ja karakter, need on erinevad asjad. Võib nimetada karakteriks seda Zorro tüüpi ka, aga ta on läbi välise tehtud. Aga see, kui teed näiteks väga-väga nõudliku psühholoogilise rolli, nagu näiteks mul seal filmis midagi tõelist oli, et see karakter luuakse hoopis teistmoodi. See luuakse siis nagu juba nagu arutad lahti isiksuse tasandil, et mis isiksus see on, keda sa mängima hakkad, eks ole. Et eluslepp, vanem, nagu ema, isa, kes on selle karakteri ema, isa, kes on ta vanaisa, kes on tal girlfriend, milline oli tema esimene armumine näiteks, kõik need asjad on seal sees. Sest see jada pannakse paika ja koos coach'iga niimoodi. Ja siis muudku fikseerid endale ära selle ja see ongi nagu kuklas, et siis teed nagu nipsust ja ma olen psühholoogiliselt seal karakteris. Mitte ma ei hakka seal silma väristama või niimoodi tegema. Ja siis oledki see karakter, et ei pea nagu näitlema. Ja need teised tüübid ka seal, nad on kõik tegelikult algselt seal Vremjas, need on nagu Vigla andis alati mingi sisendi. Ja siis Juuri ja Kivirähk hakkasid kirjutama, siis me Tanniga mõtlesime need tüübid siis välja, et millised välja näevad ja niimoodi, et kuidas nad kõnnivad ja milline on nende kõnemaneer ja millist žargooni nad kasutavad, seda me saime siis nagu ping-pongi stsenaristidega teha, et mis nende nagu väljendid on. Aga jah, improvisatsiooni, näiteks nagu selline, Tann ütles kindlalt, et see ilmselt tuli minu suust improvisatsiooni käigus siuke väljend näiteks nagu saepekki. Et see tuli võtteplatsil lihtsalt lampi nagu see üks rullnokk ütles teisele, et saepekki võtta. Ja seal on mingeid väljendeid on veel. Mäluleiba näiteks. Kui mäluleiba, sai pekki. Närimuru ja närimuru oli ennem juba, eks ole. Kui see saepekki ära tuli, siis päevaga kõik sugulased kasutasid ka seda väljendit, nii et see oli täitsa teema väiksest vennast kuni sugulasteni välja. Ma olen ise endine nõmmekas, südamelt igavesti nõmmekas. Janseni poes ma nooremana ja väiksena ka sind alati nägin ja sinuga seal juttu rääkisin. Minu jaoks on Nõmme alati siuke koht, kus ma käin laadimas ennast. Sina vist satud sinna tihemini kui mina. Et kas sul on ka neid hetki, kus sa lihtsalt jalutad kuskile vaikusse minema, lähed kogud ennast, tuled tagasi, oled tugevam, parem või see on sinu jaoks nii ära normaliseeritud juba, et sa niisama hõljudki kogu aeg seal Nõmme vaikuses rahus? Ei ma ikkagi, vaata Nõmme on selles mõttes hea koht, et sa saad valida, kas sa oled nagu hõljud seal laetakusid või hulkumine mulle meeldib, eks Nõmme peal hulkumine, et sa saad valida, et kas sa oled hulgud urbanistlikus keskkonnas või siis metsa või raba, et seal on kõik valikud olemas, et teinekord on, vaata Nõmmevaal on väga mõnus lihtsalt ringi tolgendada ja vaadata maju, kuidas keegi elab, eks ole, siis tervitada inimesi, et mina nagu armastan seda, kui ütleme nagu oma piirkonna inimesed, kui nad teretaksid vaata rohkem, see oleks nagu esiteks juba sellepärast, et sa näitad respekti teisi inimese suhtes, kes sulle tuleb vastu ja teiseks ka sellepärast, see muudab nagu tugevamaks seda ühiskonda, mis seal on, et siis me oleme nagu, me teame, kes on meie inimene ja kes ei ole, et kui tuleb mõni kaubikuga jobu seal vaatab, et kus siin saaks nagu võib-olla midagi vasakule panna, siis sa näed ju kohe ära, et see on mingisugune kahtlane, pannakse kohe pilt peale, et oma maja inimesed ja oma nagu kvartali ja inimesed minu meelest võiks teretada. Et hästi palju on sellist kohmetust ka nagu, et keegi teine tuleb vastu, tervise rajal näiteks, ja siis näed, et ta tahab teretada, aga siis ta silmi ja peidab silmi ja kunagi, et mina olen hakanud ise teretama nüüd ja inimesed järjest rohkem teretavad seal Nõmme peal. Ma ei tea, kas see on minu influence või igatahes tasub teretada. No muidugi mitte Tallinna kesklinnas, siin sa ei hakka igat inimest teretama. Siis võib haiglasse sattuda. Aga selles oma piirkonnas võiks jah, et seda siis saab teha hulkudes, et nagu kõnnid seal ringi, vaatad maju, teretad inimesi, käid turu peal, räägid seal
kurgimüüjaga juttu ja ikkagi sa saad nagu neid autentsed uudiseid, et noh, mis neid uudiseid, mis on tähtsad. Et kas Sirel on pungunud juba või palju oravaid teil on ja minu meelest need on veel tähtsamad uudised kui mingisugused, et kas viia väed välja kusagilt või mitte. Et miks mina ei pea oma aju selle peale tegelikult raiskama, kuigi ma raiskan, ma loen tohutult palju uudiseid tänasel päeval. Aga ikkagi. Või et kas sul naabril on, eks ole, seal maja värvitud või kas kavatseb hakata värvima või et mis on, no, kõik siuksed asjad. Ja siis teine on seal, ma ise elan seal Arku metsa ääres, mis on ka tegelikult ju raba algselt. Ta on 60-ndatel hakati tegema siis nagu see üks kampaania korras nagu Tallinna kopsud, siis lükati kraavid sisse ja siis tuli ilus männimets sinna. Et seal Arku metsas ma ikkagi, seal ma võin päevadeks ära unustada ennast sinna Arku metsa. No ööbind ma seal küll ei ole, ma tulen koju vahepeal, aga hommikul jälle tagasi. Et koroona ajal ma olingi ainult kas Arku metsas või siis Pääsküla rabas, mis on siis teisel pool, see Prügimäe pool, endise Prügimäe pool. Ja see raba, Pääsküla raba on üks äärmiselt huvitav koht. Super koht. Äärmiselt, ja seal ju voolab ka see Pääsküla jõgi ja siis võtta koroona ajal, siis oli aega ja värk ja siis ma võtsingi sellise asja ette, et ma kaardistasin ära selle, kus kohas see jõgi nagu algab, vaata. Aga kust algab jõgi? Et noh, selgus, et jõgi ei alga. See on pigem filosoofiline küsimus. No see on filosoofiline ka, aga ta on juba, et sa võtadki nagu, kus see ongi filosoofiline, kus sa võtad nagu jõe algus kui kujund. Jõel ei ole mingit kindlat punkti, kus ta algab. Et võt siin on täpselt nüüd see punkt, et siit algab jõgi, on valgala, kõik igasugused asjad, mis veed sinna voolavad, mis asjad on ja et täpselt sama on ilmselt ka meie mõtlemine, et me ei saagi nagu oma teadvus ilmselt on ka siuke, see ei alga mingist ühest kindlast kuidagi nagu punktist, see on ikkagi moodustub paljudest juhustest või siis jumala tahtest, eks ole. Et mis iganes ta on, et on see siis looja tahe või et me siin praegu istume ja räägime või on see hästi paljust juhuste kokkulangevus. Et noh, võtta kuidas tahad. Kui jõge vaadata, siis see Pääsküla jõgi seal on nagu hästi paljude erinevate juhuste kokkulangevus, eks ole, sest ta ei alga ühest kindlast punktist. Ja siis ma kaardistasin ära selle jõe, et ma kõndisin Pääsküla jõe nii-öelda siis algusest, kus iganes ta on, seal Saku taga kusagilt. Kõndisin ta mõlemad kaldad, nii palju kui sai, igal pool ei saa, sest seal on raba, seal vajud sisse, eks ole. Aga nii palju kui sai, kaardistasin ära, Vääna jõkke ta siis suubub, kõndisin selle kõik läbi ja siis kui sa jõuad sinna Alliku küla poole sealt edasi nagu laagrist edasi Alliku küla, siis seal on juba tehtud imeilusad majad jõe ääres tehtud nagu uued nagu tehtud ja siis seal ikka ka üks mees tuli kus sa kõnnid siin on ma ütlesin jõe ääres, aga kelle maa peal? Sinu maa peal? No siis ma ütlesin, et aga kas sa sõbrake kallasraja seadust ei ole lugenud või? Ma võin siin kõndida. Okei. Siis ma ütlesin, et oleme ikka sõbrad, eks ole, et mina ei tule sulle siia õue peale, et kui sa lähed jõe majas, sa pead jumal tänatud, et meil on see igamehe õigus, vaata, et kui sa USAs käid ja mis minu meelest üks kurvemaid asju ongi see, et inimestel ei saa järvede äärde, kõik on erastatud, eks ole, jõe ääred, järve ääred, mere ääred. Euroopas on ka seda probleemi, et meil on just see, et ma saan tunda ennast Eestis, ükskõik kus kohas ma Eestis olen, ma olen igal pool saan tunda ennast kodus, et see on minu maa, minu jõed, minu järved. See on hästi oluline asi, et see peaks ikka säilima, vaata. Ja siis me saime ikka sõpradeks, pärast ma ostan metta käest ja tal on mesitarvud seal ja asjad. Aga alguses ma saan ka aru, võib-olla on ebameeldiv, kui kõnnib seal, aga sa pead lubama jõe ääres kõndida, kui sa... Aga kuhu läheb Jan Uuspõld ja kust ta tuleb? Jah.
oi jummel jah, see on hästi oluline küsimus, seda tuleb küsida vahel. No ma usun seda, et ma tulen lapsepõlvest. Siis ma vist ei küsi, kuhu sa lähed. Aga praegu ma olen veel, ma tunnen ennast veel ausalt, ma ütlen ausalt, ma olen kuidagi hilisteismeline, ma ei ole veel päris täiskasvanuks saanud. See on okei. Ma üldse ei kelgi sellega, aga lihtsalt, aga ma olen liikumas sinna poole, et ma tunnen, et varsti, kas see või järgmine aasta ma peaks meheks saama. Ma arvan, et no nüüd peaks ikka aeg olema ka, et ma olen 53 või 2 või midagi sinna kanti. Et see siuke vastutus ja need asjad jah, et need nagu on hästi oluline. Üks oluline asi on mehe juures ka nagu see vastutus, vaata, et mis on tema vastutusala seal pere mudelis, eks ole, et need jagunevad, et mehel ikka mingi vastutus peab olema oma riigi ees, oma laste ees. Et kas või juba sellest, et see aitab depressioonist eemale hoida, kui sa tunned, et sa pead millegi eest vastutama, et see on sinu asi, sa tunned oma kohta siin elus ja ühiskonnas, aga see ei välista ju seda, et samas sinu hinges alati elab ka laps. Absoluutselt mitte, ja. Ma usun seda, et vaata, see mingi laps peakski säilima ikkagi lõpuni välja, et sa võtad seda nagu selles mõttes, et sul on huvi asjade vastu, uudisimu ja nagu lapse on uudisimu, see on täiesti vältimatu uudisimu, ta kogu aeg tunneb huvi kõige vastu, et see on nagu hästi oluline, et see säiliks, eks ju. Et ma tean neid asju küll, kõige igavamad on need vana inimesed, ära tule mulle rääkima, ma tean küll. Muidugi ta teab, aga väga palju asju on, mida vanem inimene ei tea, väga palju asju on just, mida noored teavad, et minust noored ja vanad kuidagi täiendavad teineteist, et see ma tahaks olla seal pool teel, et kui ma saan nagu veel vanemaks, et ma ei oleks niisugune tige vanamees, kelle juurest noored tahavad ära minna, vaid et ma oleks niisugune, kelle juurde noored tahavad tulla, küsima üht-teist, vaata. Selline vana inimene tahaks olla. Üldiselt su karisma tase on nii kõrge, et ma arvan, et sa ei pea muretsema selle pärast. No ei tea, jah. Kes on see inimene, kes sind nagu toetab? Kui ma tohin küsida? No mind toetavad minu lapsed, see on nagu arukordselt vägev tunne, et sa tead, et nemad on olemas, ja sina oled nende jaoks olemas. Et see on nagu kuidagi hästi oluline, et ilmselt see on nagu vastastikku toetamine vist. Ma kuskil lugesin, et sa ütlesid, et sinu kõrval peab olema alati keegi, kes sind nagu toetab. Ja seda küll, jah. Praegu ongi niimoodi, et mul on lapsed ja siis on mul on manager ka, et manager on toeks nagu selles mõttes, et ma ütlen ausalt jah, et mul on manager olnud 20 aastat juba, sellepärast ma proovisin algul ise ja mul ei tulnud ühtegi ja ma ei oska lugeda raha ja numbri, mul ei kuidagi mingi jama on sellega. Ja siis õnneks mul oli nii palju oidu ja tarkust, et ma ei hakanud, 10 aastat proovisin ja ma ei suutnud majandada, ma ei saanud millegagi hakkama. Et ainult see nagu meelelahutamine tuleb mul hästi välja. Ja siis õnneks oli nii palju tarkust, et ma otsustasin ära, et jah, ma ei hakka siin mingit finantskangelast mängima, et oled mees või ei ole. Et nagu mees ei pea olema tingimata see, kellega see on rahakott minu meelest. Võib-olla isegi see on rohkem mees, kes suudab tunnistada, et mina ei suuda raha lugeda, tood naise kätte kõik, vaata. Mina olen see, kes tuleb kõik, ma lihtsalt
ja siis on, siis ma tean, et vähemalt ma kõht on täis vähemalt, mul on mingi toit tuleb lauale kogu aeg, vaata, on ju. Sest ega see raha pole tähtis, vaid see armastus. Toidu kaudu saad armastust ju ka, vaata, inimesed paned armastust toidu sisse, armastus on kõige olulisem. Et see raha läheb armasse vahele liiga tihti. Et kakeldakse, see on tõesti mõttetu asi kakelda, kelle käes on rahakott näiteks. Ja siis see manager mind nagu toetab ja eelmine manager oli ka, tegelikult oli nagu lapsehoidja mul. Aga siis ma olin igavene joodik ka, vaata, et siis ma olin ikka täis parm. Kui see eelmine manager Karl Kermes, mul hea sõber, mind nagu üles korjas, hakkas mind manageerima, et see oli parast tegemine, et must nagu saada inimene. Ja siis praegune manager, kes mul siis eks-naine nüüd, aga manager on ta ikka edasi. Tema ju ka võttis mind, ma kujutan ette, et vaata naistel on nagu, et naised, kes liiguvad ringi, mõtlevad ka, tahaks pere luua, kodu luua, aga kus neid mehi nagu leida on ja igased ludrid ja ma teab, nagu kuidagi praegu on hästi jäänud kõlama, et eriti need naiste podcast'e ma vahest ka ikka kuulan ja no ei ole ju mehi siin Eestis võtta, et hästi on see foon üleval, kus ma võtan neid mehi ja võib-olla tõesti ei ole, sest et kuidagi nagu ma ei teagi aru, kuidas neid mehi siis nagu ikka peab kasvatama kuidagi. See peaks paremini kasvatama mehi, et naistel oleks võtta ikka midagi. Sest et meile õpetati, me saime ka isa käest peksa, kui me kombed ära unustasime, meeste kombed. Et sa tõsid püsti, kui ruumi tuleb tüdruk või daam, teed ukse lahti ja kõik sellised kombed, mis on nagu lihastesse kasvatatud meil. Ma siin vaatan tänapäeva kuttidel ei ole. Ja juba see on kasvõi, mis on mehe ülesanne olla igal pool, teha oma käitumisega, näidata, et sa pead lugu naissoost. Siis on naistel mõnus olla ja siis nad hakkavad ka tahtma meest. Aga kui sa oled siuke ludri seal seljakotiga, ei tõuse püsti, ei istu, ei astu mööda, siis see naine ei taha ka meest, ei tahagi midagi vaata. Ja siis on praegu ka, ega see meie põlvkond, kellel on kombeid õpetatud, ega meil see elu lihtne ei ole. Et noored naised on üsnagi aktiivsed. Et nad tahavad meid, sest meil on kombed. Et see meie vanuste meeste elu ei ole üldse lihtne praegu. Aga tuleb olla valmis, mees peab alati valmis olema. Saad hakkama ka või? No proovime. Ma ei tea, kuidas ma siia jõudsin, aga kuskilt. Et see on see, jah. Et meestes on see vägi nagu on ikkagi võim, mina ei tea, kelle käes see peab olema. Aga see meeste vägi on mingitsugustes teatud sellistes asjades, et sa paned nii-öelda helisema selle ümbruse enda ümber. Et sa ei saa ju, kitarri sa ka ei saa helisema, kui sa hakkad seda käperdama lihtsalt, lööd käed masinasse ja miks ta ilusat muusikat ei tee? Naisel on sama. See on tõsi. Enne kui me saate lõpetame, siis Mihhail sai oma klassikalise küsimuse küsitud ja mul otsast küsimust tegelikult niivõrd ei olegi kui see, et kui Jan Uuspõllu sees on veel mingi äge sõnum, mis on tema südames ja mida ta tahaks maailmaga jagada peale kõigi nende ägedate asjade, mis siit juba tuli, siis mikrofon on sinu oma. Ma mõtlen seda, et nagu lähedasi tasub hoida vägagi ja just nagu väga palju ongi nagu üksikuid tütreid, poegi, et mõelda selle peale, et mitte kunagi ei ole hilja seda päris suhet nagu taastada, mis iganes on olnud, et niisugune empaatia, andeks andmine, mõistmine, need on keerulised asjad, aga nendega tasub tegeleda, sest see muudab meid nagu tugevamaks. See on natuke ka sinu lugu.
võib-olla ka jah, ja. Et need on niisugused hästi tähtsad mõisted, mis hästi lihtne on karata kambaga kallale, kas siis internetis või kuskil kellegi nii-öelda peale, aga see võib olla kiirtee kusagile väga kurja ühiskonda, et nagu katsume nagu mõistvamad olla, et ärme lärma nii palju üksteise peale. Me oleme tegelikult, inimene on väga õrn, kompleksne selline olevus, et peame hoidma teineteist. Kõiki, kes me siin koos elame. Proovime niimoodi, et siis ega see võimalik ei ole, aga vähemalt see algab endast, et hoiame nagu selles mõttes, hoiad ennast vormis, et sa vaatad, et sul ümber inimestel oleks nagu hästi, kas või hea sõna ja naeratusega, eks ole. Mitte inisemise ja ühmamisega. Aitäh, Jan! Aitäh! Edu selle vastiku majasaagaga, ma ootan, et see saaks sul juba läbi, ma elan kaasa sulle, tee palju ägedaid filme edasi ja jää Jan Uuspõlluks. Aitäh, et kutsusite. Aitäh. Voim ja vagi@gmail.com on see, kuhu te hakkate meile kirjutama. Päeva lõpus ikkagi hoidke üksteist ja tead vahel, kui see lärm ja jama ikkagi üle viskab, siis mingi metsa.